Sihiku saade jätkab, meil on hea meel stuudios tervitada Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna EKRE esimeest ja Riigikogu rahanduskomisjoni liiget Martin Helmet. Tervist, Martin! Tere! Martin, kuulates ja vaadates nüüd teie seisukohavõtte parlamendis ja mujalgi kumab läbi nüüd üks selline fraas, et valitsusliidu poliitika ja mitte ainult ka paljude opositsioonis olevate poliitikute mõtted ja teod on praegusel ajal võltsid. No kui võltsis ühiskonnas me täna elame ja toimetame siis? Ikka päris võltsis, ma arvan, eriti võlts on see poliitiline tipp meil. Ega siis lugege mu huultelt, maksud ei tõuse ennem valimisi oli ju parim näide sellest, kuidas avalikkusele tuima näoga valetatakse või ka Stark Logistics äri, eks ju, aga see, mis nüüd näiteks möödunud nädalal Riigikogus oli, kui sotsiaaldemokraadid tulid oligarhia vastast raha poliitikast seaduseelnõuga eemaldama, Eestis ainult üks oligarh on ja see on Ossinovski vanem, kes maksis sotsidele palju raha sel ajal, kui Ossinovski noorem partei esimeheks upitati. Nii et seda oli, ma ei tea, kas korraga piinlik või hale või see oli ikka päris mage etendus, mis seal anti meile Läänemetsa poolt, kes ise on, kui ta puhtast rahast räägib, kes ise on, eks ole, Riigikogu kuluhüvitisi võltsitud dokumendiga välja võtnud, et siis nendega sularahas maksta partei heaks tööd tegevale inimesele, nii et makse ei makstud sealt pealt, need võltslust on palju, jah. Suuresti on tooni andnud sisepoliitikas suvel toimuvad presidendi valimised. Teie olete öelnud, et ühtegi üles seatud kandidaati EKRE ei vetosta, aga Karise jätkamisele oma erakonna hääli ka ei luba. Miks siis? Ja Karis mu meelest mängib ühiskonnaga praegu mängu. Mu meelest on see täiesti ilmne. Tuletame meelde, minu jaoks on need juba õige mitmendad presidendivalimised. 2001 oli esimene kord, kui ma presidendivalimiste kampaanias osalesin, küll mitte tegevpoliitikuna, aga mäletatavasti siis valijameeste kogus valiti Rüütel. Aga 2016 olin ma juba Riigikogu liige, 2021, kui Karis valiti. Karis valiti ju niimoodi, et terve hulk favoriite, kui nii võib öelda, või sellised nimesid, kellest palju räägiti ja keda palju siis promoti, olid kõik läbi kõrbenud või ühel või teisel moel siis ära blokeeritud ja siis sisuliselt mindi Karist paluma. Ja ma üldiselt arvan, et põhimõtteliselt ootab sama praegu ka. Ehkki ega ta ju ei ole ei avalikkusele ega ka siis sellisele poliitikutele mingisugust väga selget signaali saatnud. Selge on see, et ta ise ei tule paluma, et ta ise ei tule hääli kauplema endale või ta ise ei tule nii-öelda enda teist ametiaega selle eest võitlema. Aga ei, meie ei toetanud teda eelmine kord sellepärast, et meil ei olnud usku, et tast saab hea president. Ja ta on mõnes mõttes positiivselt üllatanud, et võrreldes näiteks Ilvesega või ka Kersti Kaljulaidiga ta ju ei ole ühiskonda niimoodi provotseerinud, ühiskonda sellisel viisil lõhestanud, nagu need äärmusliberaalid globalistid on teinud, aga teisest küljest, kui minult küsida, mis on presidendi kõige tähtsam ülesanne ja ka presidendi põhiseadusest tulenev ülesanne ja presidendi erinevatest muudest seadustest tulenev ülesanne, siis see on põhiseaduslik järelevalve parlamendi ja valitsuse üle ja vot siin on ta tegelikult minu meelest täielikult ebaõnnestunud. President on välja kuulutanud kõik seadused, mis võeti Riigikogus vastu kodukorda rikkudes ehk Eestis demokraatlikku parlamentaarset korda sisuliselt tasalülitades. Ta on välja kuulutanud erinevad muud, näiteks ütleme abielu rüvetamise seaduse, mis minu hinnangul on lihtsalt põhiseaduse vastane, põhiseaduse paragrahv 27 ütleb, et abielu ja me kõik mõistsime kuni põhimõtteliselt üleeilseni, et abielu on ühe mehe, ühe naise vaheline asi on põhiseaduse kaitse all, tema kuulutas selle kaitse, tühistas sisuliselt, et ta kuulutas kõik need liberaalsed ühiskonda lõhkuvad seadused välja ja siis nüüd muretseb oma kõnes, et kuidagi on ühiskond kuumaks köetud, aga ta on ise ka sinna halgusid alla virutanud iga kord, kui ta need liberaalide seadused välja kuulutas, mida ta ei oleks tohtinud välja kuulutada. Mis plaaniga läheb EKRE presidendivalimistele? Oma kandidaadi seate ikka üles? Ja meie plaan on oma kandidaat üles seada ja meie, kuna meil ju Riigikogus 21 allkirja ei ole, Riigikogu kandideerimisvoorud vajavad 21 allkirja, siis meie tuleme presidendikandidaadiga välja valijameeste kogus, kui valijameeste kogusse jõutakse. Esialgu tundub, et peale kosmeetiliste seaduseelnõude, presidendivalimiste korra muutus näiteks või oligarhi seadus nõnda nimetatud ja muude asendustegevuste meenutavate valimishooajal parlamendist ei tulegi, siis tasub ikkagi meenutada, et väga tõsine tsiviilkriis ja riigikaitse seaduseelnõu on komisjonis kindralite pidurite taga kinni ja tekitab koalitsiooniski erimeelsusi. Mis selles seaduses saab?
No ma väga loodan, et see seadus sureb Riigikogus kuskil komisjonis või sahtlis, see on erakordselt ebaõnnestunud käkerdis, kus ametnikud ja me võime sinna ametnikele nimed ka taha panna, aga las ta olla praegu. Ametnikud hakkasid tervet maailma ühe seadusega parandama ja ümber kirjutama ja tegid seda mitte kui, ütleme siis, ühiskonnakorraldajad, poliitikud, vaid kui bürokraadid ja juristid. Ja tulemuseks on 1000-leheküljeline seletuskiri, peaaegu 300-leheküljeline eelnõu, mis ei tee paremaks asju. Ja milles on tohutu hulk väga problemaatilisi selliseid, ütleme siis, arenguid sees. Sisuliselt ikkagi sellise suure venna ehitamise seadus on ta nii või naa ja ametnike unistuste seadus nii või naa ja sellise riikliku kontrolli suurendamise seadus nii või naa. Ja seda kõike müüakse meile muidugi julgeoleku jutuga, et tegelikult tuleb siin parteilisest kuuluvusest sõltumata olla tänulik, et kindralid on seda asja kriitilise pilguga hakanud siis ümber tegema. Haridusreform on jätkumas ja Kristina Kallas on väga jõudsalt ja väga palju korraga ette võtnud inimarengu aruanne, mida siin pikalt arutati, väga tore, et see väga head peegeldust sai. Heidab seda reformide paljusust ette. Muutusi on ju meie hariduses kindlasti vaja ja eestikeelse hariduse küsimuses, ma eeldan, et ei saa olla teist meelt kui koalitsioon. Kristina Kallas on haridusministrina minu meelest ei ole ülekohtune teda võrrelda Elsa Gretškinaga ehk siis Brežnevi ajaga. Hävitustöö kõige madalamast tasemest kõige kõrgema tasemeni ehk lasteaiast kuni doktoriõppeni. Kõik, mida ta puudutab, hävineb. Ta on meie haridussüsteem oli kriisis juba mõnda aega. Siin on mitmeid objektiivseid, subjektiivseid põhjuseid, eks ole, rahvastiku liikumine riigi sees, rahvastiku vananemine, eks kõik need asjad, koolivõrgu ümbertegemine sellest tingitult, aga sellele lisandus siis koroonaaegsed erinevad sellised tõsised pinged, sellele lisandusid siis tohutu mass venekeelseid õpilasi, kes tulid Ukrainast, siis sellele lisandus see eestikeelsele haridusele üleminek, mida tehti valesti, mida me kritiseerisime algusest saadik, et sellisel viisil tehes läheb haridussüsteem lühisesse ja ongi läinud lühisesse, ja kõik, mida ta puudutab, ta teeb halvemaks. Meie haridussüsteem on põhimõtteliselt kokku varisenud. Ta mitte enam kokku varisemas, vaid kokku varisenud. Ja sealt põgenevad normaalsed pedagoogid, normaalsed juhid põgenevad seal ja edasi saab ainult halvemaks minna. Kannatavad kõik. Kannatavad lapsed, kannatavad õpetajad, kannatavad lapsevanemad. Ja ainus, mida oskab meie siis haridusministeeriumi ametnike armee teha, on nõuda, et raha juurde panna. Raha juurde panna ei aita. See süsteem vajab totaalset restarti. Ja kindlasti selline estofoob, nagu on Kristina Kallas, seda restarti ei tee ja kindlasti selline estofoob, nagu Kristina Kallas ei tee ka edukat üleminekut eestikeelsele haridussüsteemile. Aga kõige selle käigus suudab ta loomulikult ära hävitada maakoolid, suudab ära hävitada kutsehariduse, suudab tuksi keerata kõrghariduse, nii et see tahaksin tsiteerida Linna Riimäge ja Potitäie kohta midagi öelda. Te olete ikka väga pessimistlik, aga Eesti 200 väljavaated jääda püsima on ju ühe ahtamaks muutumas, tagalas juba lahkutaksegi. Kas teie EKRE uksele on ka koputanud Eesti 200 liikmed ja küsinud ja uurinud võimalust? Ei ole ja ju nad selles mõttes, nad on ju kõik profaanid, nad on kõik poliitilised diletandid, et võib-olla mõni neist isegi on nii vähese taibuga, et kujutab ette, et tasub proovida meie uksele koputamist, aga mu meelest, kes natukenegi poliitikat aru saab aru, et meil puudub igasugune huvi nendega midagigi rääkida või nendega midagi peale hakata. Poliitika on asi, mis liigub aeglaselt ja inertsiga, aga ikkagi lõpuks nii-öelda gravitatsiooniseadused töötavad, et see, et Eesti 200 sai juba kohalikel valimistel valijate hinnang oli hea, see, et ta saab järgmistel Riigikogu valimistel jääb Riigikogust välja, saab selle valijate hinnang on veel parem. Aga see kahju ja see kurjus, mis nad on teinud Eestile, see häving, mis nad on teinud kõikides valdkondades, kus nad on ikka tohutu suur, see korruptsiooni mentaliteet, mille nad on toonud puhtalt valitsusse, seda laga annab koristada pärast. 1 aasta ja 5 päeva jääb täpselt järgmiste parlamendivalimisteni, kas senimaani hoiab see Eesti 200
nii vähe, kui teda siis on, Reformierakonda pantvangis, nagu see sama kasiinomaksuseadus meile peegeldas. Ja no mina näiteks olen juba põhimõtteliselt valimiskampaaniat alustanud, et EKRE viib läbi üle-eestilist kõnetuuri Ärka Eesti, sest mulle tundub, et Eesti ühiskond on sellises paralüüsis, et kõik saavad aru, et kõik asjad on halvasti, kõik saavad aru, et niimoodi jätkata ei saa, ükskõik kas me vaatame haridust, me vaatame demograafiat, me vaatame majandust, energeetikat, riigikaitset, nii ei saa enam edasi, see ei püsi enam koos see asi meil. Aga inimesed ei oska ka midagi peale hakata, on mingisuguses sellises nagu halvatuses, et sellest halvatusest tuleb ärgata ja sellest halvatusest tuleb välja astuda ja tegutsema asuda ja see on meie kõnetuuri üks peamine eesmärk, me käime Mart ja Martin Helme kõnetuur kõikidesse maakondadesse jõua. Nii et selles mõttes siin vahtida ei saa, aga mis puudutab valitsuse elu kestvusesse, no never say never ütlevad kõik, eks ole, et kunagi ei või öelda, mis saama hakkab, aga poliitiline loogika on ju väga lihtne, et keegi ei taha ennem valimisi, ükski opositsioonierakond, isegi sotsid, ju ei taha minna Reformierakonnaga vastu valimistele. Eesti 200-l ei ole kaotada enam mitte midagi. Nendel on ainult üks eesmärk, hoida kuni järgmise aasta valimisteni kinni oma toolidest, oma kohtadest ja lapata nii palju kui võimalik avalikku ressurssi veel omadele võimalike hangetega ja võimalike igasuguste investeeringute lukkulöömisega riigieelarves. Ehk siis hambad ristis, ma arvan, tänane valitsus tahab jätkata ja siin on veel üks nüanss, eks ole. Põhimõtteliselt on Reformierakonna sees ära otsustatud, et Michal läheb valimistele vastu, saab, mis siis saab, Michal võtab vastutuse ja pärast seda korjatakse tükid kokku ja leitakse uus esimees, kui tõepoolest läheb väga halvasti. Ja keegi ei taha minna selleks kamikaatseks Michali asemel, kes läheb vastu valimistele. Et see, nii kurb kui see on, nii traagiline kui see on, et järgmised aasta otsa Eestis midagi paremaks ei lähe. Martin Helme, juba mõned päevad oleme tunnistajaks väga suurele regionaalsele konfliktile Lähis-Idas. Euroopa on justkui jäetud Iraani rünnakute osas kõrvale, ka infost justkui kõrvale. Millest see meile kõnelema peaks? Jah, ma vaatan, kuidas pool meie valitsust istub Dubais, terve hulk mingisuguseid ajakirjanikke, endiseid riigikogulasi on Dubais, et mida seal jagatakse, et kõik Dubais on, aga Euroopa on ennast ise kõrvale jätnud. Euroopa otsustas oma majanduse tuksi keerata rohepöördega. Kui sul majandust ei ole, siis ei ole sul ressurssi, et riigikaitset, tugevat sõjalist jõudu omada. Euroopa on otsustanud ennast immigratsiooniga sisuliselt paralüüsi viia, ühiskondlikusse paralüüsi viia. Euroopa on ennast desarmeerinud viimast 30 aastat, seda ümber pöörata mõne aastaga ei ole võimalik ja nagu me näeme ka 4 aastat saab Ukraina sõda täis ja ega ei ole ka võetud midagi eriti, räägitakse alles ikka veel. Nii et Euroopa on ennast ise kõrvale jätnud, mis puudutab Iraani sõda, siis minu meelest hindavad inimesed, väga paljud inimesed seda asja valesti. Hindavad Trumpi eelkõige valesti. Välispoliitika ei ole jalgpallivõistluse või korvpallivõistluse vaatamine, et sul on oma lemmikud ja siis nendele sa pead igal juhul pöialt ja elad kaasa ja kui vastasel läheb halvasti, siis jubeldad. Välispoliitika, eriti julgeolekupoliitika on ikkagi hästi karm mäng, kus sa pead hindama seda, mis on ja mis ei ole sulle eluohtlik, mis vektorid on sellised, mis võivad meid siin Eestis ohustada, kas me saame neid vektoreid mõjutada, kas me saame neid kuidagi meie suunas tulevaid riske kuidagi maandada, kui ei saa, siis mida me peame ette võtma, et olukorraga kohaneda, et see on selline külm kalkuleeriv hindamine, mis tuleb ka Eestis teha, mitte võtta positsioon, et need meile meeldivad, need meile ei meeldi. Selge on see, et islam on Euroopaga sõjas 1400 aastat järjest olnud, islam on ka praegu Euroopa vallutamise endale eesmärgiks seadnud, selles mõttes Iraan on üks kurjuse pesasid, siin ei ole mingisugust vaidlust, ma arvan, aga ega see ei tähenda, et sellel sõjal meile riske ei ole või et sellel sõjal meile mingid negatiivsed tagajärge ei ole, alates nafta hinna ja bensiini hinna tõusmisest ja lõpetades sellega, et mida nüüd näiteks venelased võtavad ette kuskil teistes pingekolletes, et seda kõik tuleb ratsionaalselt hinnata. Mida ma ütlen selle Trumpi asja kohta, et maaga liikumine ei tahtnud sõda ja Trump lubas, et ta ei pea igavesi sõdasid. Inimesed hindavad valesti Trumpi, hindavad selles võtmes, mis siiamaani on muster olnud Ameerika välispoliitikas, julgeolekupoliitikas, aga Trump seda mustrit ei jälgi. Nii et mingit pikka sõda seal ma ei näe, tuleb
ja Trump sellepärast mulle nii väga meeldibki, et Trump teeb seda, mida vaja on, mitte seda, mida tema toetajad või tema vastaselt talt ootavad või talt tahavad. Aitäh tulemast, Martin Helme, ja seda aega leidmast Kuku kuulajatele.